ja tal tekkis palju põnevaid mõtteid. Nõndaviisi jalutades ning unistades jõudis Mašake Riigikogu maja ette. Ta koputas uksele ja astus sisse. Alloo, on siin keegi, kes siin elab? Aga kui keegi ei vastanud, tekkis Mašakesel mõte siin veidike ringi vaadata. Ja oi, kui palju ahvatlusi siin leidus. Ja niisiis Mašake võttiski natuke siit ja veidike sealt. Näppis seda, teist ja kolmandat. Ning seejärel asutas end ilusalongidesse ja shoppama. Ta heitis Riigikogu saalile veel viimase rahuloleva pilgu. Tuju oli Mašakesel viimase peal. Riigikogu saalis aga valmistati järjekordseks istungiks. Kes on Riigikontole sisse äkkinud? Tule taevas appi! No jälle on pangaarve tühjaks tehtud. Kes on minu iPadi pihta pannud? Kurat, ma ütlen! Jälle tuleb hakata tšekke võltsima, et uus osta. Kes on minu mapi kallal käinud ja riigieksami küsimuste vastused ära võtnud? No jälle ei saa eksami tulemusi usaldada. Tähelepanu lugupeetud Riigikogu liikmed. Alustame tänase infotunniga. Täna vastavad teie küsimustele härra Peakaru Ansip, härra Majanduskaru Parts ja härra Hariduskaru Aaviksoo. Täna on meie seas ka rahvaesindaja. Palun esitage kõik oma küsimused lühidalt ja konkreetselt. Palun esimene küsimus, proua Jänes. Tänan. Lugupeetud härra Majanduskaru, ma küsin otse, mis saab meie Estonian Airist ja lennujaamast? Kurat, midagi ei saanud. Taskile vedas ja kogu Estonian Airi rahad Soome. Pole võimalik Eestis enam lennujaamagi pidada. Lennukeid ei ole, piloote ei ole. Hullu maja mõtte, kurat. Tänan, proua Jänes. Palun järgmine küsimus. Härra Riisalu. Tänan, lugupeetud härra Peakaru. Riigikogu tahab teada, kui palju raha te olete juba Kreekasse ja muudesse hädas olevatesse riikidesse kantinud. Tule taevas appi! Mõnele kohe meeldib lolle küsimusi esitada. No ei ole veel sentigi kantud. Me alles kogume seda ära õpetajate, arstide ja politseinike palkade arvelt. Tänan, härra Riisalu. Palun järgmine küsimus. Härra Gräzin. Tänan. Lugupeetud härra Hariduskaru. Selgitage veel kord Riigikogule, kui palju koole siis tegelikult Eestisse alles jääb. Nagu ma olen juba korduvalt oma kõnedes rõhutanud, muretsemiseks ei ole põhjust. Ei ole vaja muretseda. Eestisse jääb küll koole. Jääb üks Tallinnasse, üks Tartusse, üks Pärnusse ja üks Haljalasse. See teeb kokku 4 kooli. Seda on ju piisavalt palju. Tänan, härra Gräzin. Palun järgmine küsimus. Proua Repš. Tänan. Lugupeetud härra Hariduskaru. Ma pole veel päris täpselt aru saanud, kui palju siis õpetajate palk tõusis ja kas õpetajate palgatõus on ikka riigieelarves ette nähtud. Nagu ma olen juba korduvalt oma kõnedes rõhutanud, muretsemiseks ei ole põhjust. Ei ole vaja muretseda. Kui ei ole koole, pole ka õpetajaid, kellele tuleks palka maksta. Seega pole ka probleemi. Nii lihtne see ongi. Tänan, proua Repš. Palun järgmine küsimus. Proua Palo. Tänan. Lugupeetud härra Peakaru, kuidas te selgitaksite Riigikogule ämma kapist raha võtmist oma erakonna tarbeks? Kas te siis ämma ei kardagi? Tule taevas appi! Ma juba 1 kord vabandasin.
kui kaua ma pean siis veel oma ämma pärast vabandama, ma küsin. Tänan, proua Palun. Palun järgmine küsimus. Proua Simson. Tänan. Lugupeetud härra majanduskaru, palun põhjendage Riigikogule, mille moel teie arvates lihtne väikepalgaline kodanik jõuab oma elektriarveid tasuda. Kurat! Ega siis õppige kokku hoida. Õppige ilma elektrita hakkama saama. Ümber juurde tagasi. Saage märku inimestest, kurat. Ostke küll. Tänan, proua Simson. Palun järgmine küsimus. Härra Juku-Kalle Raid. Tänan. Lugupeetud härra peakaru, mispärast jälle tubaka, alkoholi ja aktsiisimaksu tõstetakse? Enam oleks õlut kah osta. Tule taevas appi. Aga kus siis meie ja teie Riigikogu liikmena palku peaksime saama? Riigi rahakott on ju nii õhuke ja tühjaks varastatud. Tänan, härra Juku-Kalle Raid. Palun järgmine küsimus. Proua Pentus-Rosimannus. Tänan. Lugupeetud härra majanduskaru, ma küsin otse, kas teie lubasite jõulude ajal Haljala kooli tuua kuuse, mis teisaldati kodanik Silvisaare krundilt ilma Keskkonnaministeeriumilt luba küsimata? Kuulge teie, proua Pentus-Rosimannus, teie tegelege oma probleemidega. Mõtlen, kurat, sealt, kus mingi suvaline part üle lendab, sinna te jälle oma looduskaitseala teete. No Haljalal ei ole ju raha kuuskegi ostmiseks. Seepärast tuleb eraisikute kruntidelt võtta ja annetad ise selle raha sellest miljonist. Teate küll. Tänan, proua Pentus-Rosimannus. Ja nüüd palun teie küsimus, härra rahvaesindaja. Tänan. Lugupeetud hariduskaru, ma kuulsin rõõmustavat uudist, et Eesti riik tahab enne surma oma suurte naabritega ära leppida. Seega ma küsin, kas Eesti rahvus sureb välja ja kui sureb, siis millal täpsemalt? Muretsemiseks ei ole põhjust. Pole vaja muretseda. Nagu ma juba eelnevalt oma viimastes kõnedes olen rõhutanud. Lähtugem ühest iidsest tõest. Õndsad on need, kes on vaimust vaesed, sest nende peral püsib õigusriik. Tänan, härra rahvaesindaja. Ja nüüd viimane küsimus, palun, härra Rahakaru Ligi. Tänan. Lugupeetud härra peakaru, juhin teie tähelepanu sellele, et meie turvakaamerad on ära varastatud ja meie rahakontod on tühjaks tehtud. Mul on andmeid, et Mašake on siin kõvasti ringi tuuseldanud ja levivad kuuldused, et ta on viimase Estonian Airi lennukiga Londonisse põgenenud. Mida te kavatsete selles osas ette võtta? No tule taevas appi. Jürgen, aga kus siis sinu silmad olid, et sa sellisel häbematusel juhtuda lasid? See on ju enne kuulmatu, et Eesti riigi rahakotti ka ei suudeta enam valvata. Pane foolium pähe ürge või see seemne. Tõesti, no tule taevas appi. Tänan, härra Rahakaru Ligi. Ja rahva käest ei küsinud jälle mitte keegi. Lugupeetud Riigikogu, sellega on meie tänane infotund lõppenud. Tänan tähelepanu eest.